Peo tõmbas käima eurolaulik Ketteri Jaani. Seekord tuli tal esineda ka minikoertele ja ka nende peremeestele. Kas sellist asja on varem ette tulnud? Ei ole, aga see oli midagi uut. Nii et väga põnev oli. Väikesed chihuahuad panid Ketteri silmad säärama. Mul on olnud papagoi, mul on praegu on kass ja 2 väikest teegut. Ja kunagi oli ka mul koer. Ühesõnaga, ma olen väga suur loomasõber. Chihuahuade peo juhtimine oli Liina Randpere õblukestel õlgadel. Oled sa rohkem kassi või koera inimene? Mulle meeldib õudselt kass ja mulle meeldib ka koer, sellepärast et kuigi koer ma võtaksin endale tegelikult sellise, kellega saab näiteks koos käia jooksmas või sporti tegemas, aga meil kunagi, kui mina olin väga väike, siis olid kassid kogu aeg ja see mulle ka väga meeldis. Chihuahuasid võrreldakse tihti tillukese sõjamehega. Maailma väikseim koer on julge võitleja, aga väga armugade. Kui ta istub peremehe süles, siis pole mõtet väga torkima minna. Kutsale ei pruugi see meeldida. Mees koerakesega tundub, et olete väga lähedased või? No nii lähedased, kui veel olla saab. Lähedased ei olegi, poeb kogu aeg öösel kaitsu ja... Magate koos, jah? Jaa, seda me teeme. Kas teil on kogu aeg meeldinud väiksed koerad? Üleüldiselt mitte. See tuli perekonda juhuslikult. Armastus esimesest silmapilgust? Just. Tundub, et seda pidu nüüd teie koer küll ei naudi? Tundub küll niimoodi, esimene kord ja selline suur üritus ei ole kõige parem. Kas ta pole varem nii palju loomi korraga näinud? Ei, ta on nii väike ka alles 6-kuune, et... Kogu aeg poeb emme kaenla alla, jah? Just. Kui õues peavad chihuahuad suuri koeri kartma, siis klubipidudel võib rihma lõdvaks lasta ja rahulikumalt ringi vaadata. Nii mõnigi Don Juan üritas endale lausa naisukest sebida. Ega tugev potents anna ju häbeneda, aga ei midagi uut. Eks ikka inimeste pidudel käivad asjad üsna sama moodi või mõnevõrra diskreetsemalt. Chihuahuade uusaastapeol tehti kokkuvõtteid ka eelmisest aastast. Parimad kasvatajad ja näitustel hästi esinenud kutsad said väärikaid auhindu. Ta on tavaline koer, aga lihtsalt väikest kasvu, millega peab arvestama. Näiteks mida siis, et peale ei astud? Et peale istutaks, et peale ei astutaks, et ta kuskilt kõrgele ei pandaks, et kus ta saab maha hüpata. Aga muidu on ta täiesti tavaline koer. Loomulikult peeti meeles ka sõpru ja koostööpartnereid. Klubi liikmed valisid aga ka lemmikajakirjanikku. Sedapuhku teenis eelmise aasta tööde eest kannused ja sooja kallistuse meie mees Heiki Valner. Ketteril oli senimaani 0 kokkupuude olnud chihuahuadega, siis sul peab olema see suurem, kui sa juba selle aukirja endale said. Joo, ma olen neid näinud. Ja ma olen neist lugusid teinud, aga samas ma olen alati öelnud, et tehke teistele. Tunnustage teisi, et mina olen nagu nii teiega ühes paadis, aga ma pean ütlema, et väga meeldib on. Ennast, kui teed loomakaitset ja räägid loomadest, saad sõimata. Vahest, kui kiidetaks, on väga meeldib. Aitäh! Chihuahua. Tihti imestatakse või naeruvääristatakse chihuahuade riietamist. Sellel veidrusel on aga oma kindlad põhjused. Asi pole eputamises. Nendel koertel lihtsalt puudub aluskarv. Ilma riieteta jääksid nad meie Põhjamaa kliimas väga jänni. Mõni on nii rahulik, mõni on jälle tõeline, siin üks alfa isaneb ise pisikene nagu nööb, jookseb ringi ja tahab kõigiga sõbrustada. Nad on väga armsad, loomad on ikkagi armsad, see ei sõltu ka tõust, et ta on ju heatahtlik, ta mitte kunagi ei ütle sulle, et miks sa nii hilja koju tulid või miks sa nii vara ära lähed. Või miks sa õlut jood? Just, miks sa veidi napsutanud oled ja miks sa minuga ei tegele. Tema on koduvalvur ja kodupolitsei. Kui oled keelanud lapsel joosta, siis kui laps jookseb, kohe hakkab haukuma ajab taga, annab märku, et midagi on valesti. Tema on selline sokivaras või sussivaras. Tema tahab kogu aeg köstjutada oma pesas ja varastab mõne asja ja siis läheb ja valvab seda ja magabtab seda. Sinu koera iseloom? Tema on selline memmekas, kes tahab ainult süles olla ja musitada. Aga kuidas sa elada saad, kui sul kogu aeg koer on süles? Mehed jätavad sul maha ja sa oled kogu aeg koeraga. Ei no, nii mul päris asi ei ole, et oskab üksiga olla. Chihuahua. Uueaastaseks saanud Eesti Chihuahua klubi liikmed
oskasid pidu panna. Iga-aastased lustipeod on traditsiooniks saanud. Sedapuhku tuli kohale lausa 50 kassimõõtu koerahakatist. Ma pean ütlema, et meil läheb väga hästi. Et me oleme, kuigi tundub, et me peame ainult pidusi, mida meedia kajastab, siis tegelikkuses käib terve aasta tugev töö.